Meie paneel tõukub suuresti sellest, nagu ütlesin, tõepoolest on tegu tulihingeliste ruumi kvaliteedi eest seisjatega. Ja täna oleks meie põhiline eesmärk jagada siis nende inimeste kogemusi koostöö korraldamise osas, kuidas luua paremat ruumi, mis on need ohukohad, kus võib-olla koostöö katki läheb, aga ka mis on tõepoolest need head ja uued praktikad, mis nad siis oma tegemiste käigus leiutanud on ja mis võiks ka teisi inspireerida. Aga alustuseks paneeli pealkiri "Kustpoolt tõuseb päike". Tingimata ei olegi väga selge, mis asi see hea või kvaliteetne ruum on. Ütleme nii, et väga paljudel on sellest võib-olla oma ettekujutus arusaadavalt mõnes mõttes omast perspektiivist. Aga ma teeks ühe üldise sissejuhatuse ja ruumi kvaliteedi põhimõtteid on püütud paika panna Euroopa Liidus kui ka Eestis erinevates süsteemides, erinevatel viisidel. Nad on võrdlemisi sarnased ja kõige rohkem riigi tasandil lähtusime Davosi kvaliteetse ruumi põhimõtetest, mis siis kehtestavad 8 kriteeriumi, mis asi see hea ruum võiks olla ja kui me neid kõiki ruumi luues tervikuna jälgime, siis võiks olla ikka väga tõenäoline, et me saame ka ühe vinge ja meeldiva ruumi. Ja hüpoteesina ma tahaks rõhutada ka seda, mis minu arvates minu kogemuses riigi tasandil jäi sageli võib-olla halvasti artikuleerituks, halvasti põhjendatuks, halvasti selgitatuks, aga tõepoolest see ruumi horisontaalne mõju. Et kui me teeme hea ruumi, siis ta loob väärtust nii majandusele, meie tervisele, meie kogukondadele ja meie keskkonnale. Aga halb ruum ei ole mingisugune neutraalne nähtus, vaid ta loob tegelikult kahju pikas perspektiivis ja toodab täiendavaid kulusid. Räägime paneelis kindlasti ka majanduslikust aspektist, millest kindlasti mööda ei saa vaadata, aga Londoni majanduskool on teinud ühe äärmiselt inspireeriva uuringu, kus on vaadatud just nimelt seda, et kui me räägime kvaliteetsest ruumist, kas see on investorile siis kasulik ja mõistlik arendajale või on see lihtsalt lisakulu. Seal on modelleeritud palju näiteid ja on siis jõutud hüpoteesina, et kvaliteetne mitmekesine ruum võiks investeeringu tasuvust tõusta lausa 12%. Loodame, et oskame siin paneelis anda sellele väitele ka täiendavaid kommentaare. Ja Nagu viitasin, väga sageli hakkavad suuremate arenduste puhul vaidlused ikkagi nullist selle üle, mis asi on kvaliteetne ruum, ehk piltlikult öeldes me hakkame iga kord arutama selle üle, kustpoolt see päike siis ikkagi tõuseb. Ja nüüd on jõustumas sügisel ehitusseadustiku muudatused, kus Davosi kvaliteedi põhimõtetest inspireerituna on siis sisse viidud need kvaliteetse ruumi põhimõtted. Siin vasakul pool näete siis neid muudatusi lilla kirjaga, paremal pool on praegune kehtiv ehitusseadustik. Paljud asjad on praegu põhimõtete tasandil, mis peaks siis andma nii-öelda suuna, et kui asi jõuab Riigikohtusse, siis riigikohtunik teab, kuhu poole ta oma otsuses kaldub. Aga täpsustatud on ehitusprojektile esitatavaid nõudeid. Kui varem oli öeldud, et ehitis peaks lihtsalt sobima keskkonda, mis oli võib-olla ehitusseadustiku üks krüptilisemaid lauseid, sest et keegi ei tea, mis asi see on, mis tähendab, siis siin antud juhul on siis kvaliteedi põhimõtetega täpsustatud seda ehitise keskkonda sobivust, et ehitis peaks arvestama siis asukoha eripära ja konteksti, funktsionaalset ja esteetilist sobivust ümbritsevasse ruumi. Selline on väike intro, ja selline on see pilt riigi tasandilt, et ma töötasin üle 3,5 aasta Kliimaministeeriumis, juhtisin ehituse ja elukeskkonna osakonda ja ruumi kvaliteedi põhimõtetega tegelemine oli üks minu töö suuri fookuseid. Aga ma tahaksingi küsida siis praktikutelt põllu pealt, et mis on teie kogemus sellest, et kui ühtselt kvaliteetset ruumi mõistetakse,
ja võib-olla kus need kõige suuremad konfliktikohad on või vasturääkivused? Keegi alustada? Kust poolt päike tõuseb? Ma võib-olla alustan siis, et mina olen suhteliselt viimane lüli selles ahelas, et meie poole, me siis valdavalt tegeleme siis elamuarendusega või siis äripindade arendusega ja üldiselt meie poole tuleb klient siis, ehk siis see ruumi kasutaja, kui ta on juba selle pinna endale välja valinud ja tegelikult on mingid kokkulepped ja lepingud sõlmitud, et sealt väga nagu allapoole enam minna ja uurida ei saa ja pole aega pahatihti. Et see on, ma arvan, meie nagu mätta otsast selline kõige valusam koht ja võib-olla sellele 12% lisaks meie vaatame seda, et see ruumi kasutus tegelikult on erinevad uuringud, mis näitavad siis, et hea sisekliima mõjutab inimeste produktiivsust kuni 20-30% ja kui see jälle panna Exceli keelde, ehk siis enamustel ettevõtetel, kes teenindussektoris on 80-90% on palgakulu, siis sealt tulevad jälle päris vahvad numbrid välja, mille peale tavaliselt lihtsalt ei mõelda. Mina esindan siis, ütleme, sellist ametkonna vaadet, ma arvan, et seal on kõige suurem üllatus tavaliselt, kui tullakse avaliku sektorisse ja linna tööle, on see, et issand, kui positiivsed ja motiveeritud inimesed teil siin on. Sest kuidagi on see mulje, et istutakse kuskil laudade taga ja pannakse kuskile mingeid kummitempleid peale või kontrollitakse midagi väga kuivalt, et tegelikult ma võin öelda, et enamik ametnikke on hea ruumi fännid ja elavad nagu sellele lõpptulemusele väga kaasa ja tahavad väga head ja tahavad ka kvaliteetset ruumi. Aga siis on see küsimus, et mis siis takistab. Siin oli enne üks slaid selle protsessi keerukusest, et selleks, et sinna ruumini jõuda ka, me peame erinevaid nagu ametlikke etappe läbima, eks ju. Planeerimises on erinevad etapid, ehituses on erinevad etapid, kuni siis kasutusloa ja kõige muuni välja. Kahjuks on niimoodi, et me ei ole väga hästi kokku leppinud, mis etappides või mis kvaliteedikriteeriumi vaatame. Ja siis läheb segaduseks, kuna kõik tahavad hullult head lõpptulemust, aga siis proovivad seda tagada nagu läbisegi erinevates etappides. Ja siis lõpuks ei saa enam keegi aru, et mis etapis me siis mis asja peaksime vaatama. Ja sellest tuleb ka näiteks, kuna mina olen väga palju siis detailplaneerimisprotsessidega tegelenud, sellised tavalised nagu mured, nagu meil on, et hakatakse juba detailplaneeringu faasis sisuliselt kõiki maailma kvaliteediprobleeme lahendama, kuigi nende lahendamiseks võib-olla on nagu õige hetk, õigel ajal, mis tuleb hoopis hiljem. Nii et mida meie oma töös oleme teinud Tallinna linna planeerimisametis ongi just see, et neid erinevaid protsesse lihtsustanud ja viinud otsustuskohti õigetesse kohtadesse, et inimesed saaks aru kõigepealt, et mis momendil me siis mis kvaliteete peaksime üldjoontes tagama. Sul ei ole mõtet mingile pingi või posti küsimusele nagu detailplaneeringu faasis näiteks keskenduda. Ja teine asi on just see, et tegelikult kogu selle bürokraatia vähendamise mõte on seal ka selles, et meil tegelikult ei jääks ruumi kvaliteedist rääkimiseks aega. Sest muidu lähebki see aeg paberite ringitamisele, mitte siis sisu kvaliteedi kontrollimisele. No, ma toon siia veel juurde sellele, et ma nõus, siin on eri osapooltel kõigil ongi hästi palju segasust, on see ühise keele leidmine, et kõik saaks nagu, kas ühtemoodi täiesti on võimalik ruumi kvaliteedist aru saada, on omaette küsimus. Sellest seda filosoofilist arutelu tõenäoliselt võiksime tunde veel lisaks siia pidada. Aga suures pildis ongi see, et sul on ütleme, Eesti näitel eriti see keeruliseks teebki, ma arvan, selle osa see, et kui sul on pikk ajavälp, aga enamasti Eesti arenduses eriti on sul suhteliselt lühikese raha projektid, ehk siis sul ehitatakse valmis, müüakse maha ja keegi teine opereerib või keegi teine omab. Mis tähendab seda, et sul ei olegi tegelikult väga pikka aega, see on otse võttes aeg on raha, sul ei ole väga pikka aega võimalik sellega tegeleda ja selleks peabki tekkima häid näiteid, et näed, tegelikult nii on võimalik ja siis seda võetakse nii-öelda üle. Et meie Hundipea erisus võib-olla ongi see, et meil on nii suure mastaabiga projekt, nii pika aja peale ja me ise opereerime ka. Eks siin oli enne pealkiri üks teema, et vahel kõige odavam fassaad ei ole
võib-olla kõige kallim lõpuks on ju, ja meie perspektiivis see ongi, et kui ma täna teen midagi, võib-olla investeeriks natuke rohkem, siis tegelikult pikas perspektiivis mul on võimalik, ma ise opereerin seda, on ju. Sama on selle ruumiga, kas annab nendele äripindadele ja elanikele sinna mingi võidu, on ju, et kui mul on äripinnad kõik tühjad, siis mul pärast opereerides on ju probleem, on ju. Ma tahan ikkagi veenduda selles, et see ruum on, kuhu inimesed tahavad tulla, eriti Eestis, kus meil on vähenev rahvastik, see on jälle konkurentsieelis ja nii edasi, on ju. Aga kui igat etappi haldab eraldi ettevõte, kellel on oma lühiajaline eesmärk ja seal koostööd ei ole, siis see on see, kus võibki tekitada väga palju erinevaid probleeme ja ma ei tea, suurinvesteeringuprojektidel tuleb mingi hange, 3 tükki võistlevad, tuleb madalama hinnaga võidab, siis on kohtud, siis on mis iganes asjad ja kogu aur läheb täiesti tegelikult valedesse asjadesse, mida enam ongi oluline see, et sul on need head näited ja see natuke ühisem keel, kus inimesed mõistavad omavahel paremini. Et samaga nagu, me oleme linnaga väga pikalt koostööd teinud ja ma julgen väita, et meil tänaseks on üsna hea arusaam üksteist, mida kumbki pool mõtleb, aga ega ka ajalooliselt, see miks ongi, sa ütled, et inimesed on palju motiveeritumad, kui inimesed arvavad, eks ongi ajalooline mingi taak, mis on nagu arendajate poole pealt, aga samapidi ka teistpidi, ega arendajad pole ka kunagi kogu aeg ajalooliselt olnud nagu parimad sõbrad, on ju, ikka on vaipad ennast alt ära tõmmatud ja vastupidi, et seal ongi, see on lihtsalt asi. Ma saan aru, et 17 aasta jooksul lõite sügava sõpruse. Väga sügava sõpruse, et eks seal ole väga palju neid erinevaid nüansse. Nii, aga Jaanika, sinu vaade? Mis on kvaliteetne ruum, kui üheselt seda selles valdkonnas mõistetakse, millega sa kokku puutud? Eks see sõltub väga palju ka sellest, et kuhu ehitatakse, mida ehitatakse ja kes ehitab, on ju. Et siin kuulates teisi, siis läksime sees detailplaneeringuteni ja sealt edasi siis hundi peale, on ju. Et ma oskan siit, ütleme, ruumi ja hoonete sertifitseerimise vaatest öelda seda, et see LED-sertifikaat näiteks ongi ju tegelikult see, mis selle kõik kokku toob. Et juba sellest nii-öelda ideest, et tahaks ehitada midagi head, luua mingi ruumi, mis loob väärtust ja sealt me hakkame siis seda nii-öelda vundamenti laduma justkui, on ju, sellest ideest, okei, aga kuhu, aga kuidas, mis seal olema peaks, kes seal olema peaks, kes sinna tulevad, kes sinna tahavad tulla. Et seda tegelikult on väga tore olnud näha ja kuulda, kuidas hundipea ongi oma, mis oli 17 aastat, et see võiks olla ju kiirem, eks ole, aga et selle aja jooksul nad on tegelikult ise juba selle suuna sinna teinud, ise väga palju uuringuid selle kohta teinud, Euroopas ringi käinud, et kuidas saada paremaks, kuidas teha nii, et oleks kõigil hea olla. Aga see, et kus kõigil on hea olla, algab ikkagi sellest, et mida iga inimene arvab, et mis ja kuidas tal hea on olla. Mille kohta küll keskkonnapsühholoogid tahavad öelda, et need ei ole nii-öelda subjektiivsed väärtused, et inimestena oleme ikkagi füsioloogiliselt võrdlemisi sarnased ja see, mis võib-olla tundub jube subjektiivne, mida me nimetame ka koha eripäraks ja kontekstiks, et see tegelikult ei ole sugugi nii subjektiivne, et keskkonnale kipume reageerima ikkagi väga-väga sarnaselt. Aga sa nimetasid juba LED-sertifikaati ja tõepoolest teada on, et oleme suutnud välja mõelda päris suure hulga kõikvõimalikke märgiseid, sertifikaate. Priim on Eestis võrdlemisi tuntud. Maastikuarhitektuuri valdkonnas on loodud SAITS, sertifikaat Eestisse vist veel mitte nii hästi jõudnud, aga sama mõte, et maastikuarhitektuursetel projektidel oleks siis nagu selline keskkonnateadlik sisu. Jah, muidugi hoonete energiamärgis ja nii edasi. Ja teie jutust jäi hästi sümpaatselt kõlama see, et tegelikult te tahate, et inimesed tuleksid, et ruum võimestaks inimest ja sina rääkisid ka sellest, et oleks hea olla. Aga võib-olla kõige levinum nii-öelda kvaliteedimärgis, mis meil Eestis on, hoonete energiamärgis, seda vist ei mõõda päriselt. Et kuidas teile tundub, kas nii-öelda need sertifikaadid ja märgised, kas nad on piisavad selleks, et tagada kvaliteetset ruumi? Et võib-olla need ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse muudatused on üleüldse mõttetud? Ma võib-olla võtan alguses korraks, panen oma
tööstustehnoloogia inseneri ja kvaliteedijuhi püksid jalga, mis mul kunagi on olnud. Ja kuna ma olen ISO standardite asjadega väga palju kokku puutunud, siis see on lihtsalt hea näide minu jaoks sellest, et on neid ettevõtted, kes võtavad need standardid ja reaalselt rakendavad need ja kasutavad neid igapäevaselt ja siis on need, kes auditi käigus ütlevad, okei, nüüd võtame oma ISO kaustad välja, et teevad seda selleks, et see cert saada. Et seda saab mõlemad teha, mõlemad pidi, et ühel puhul ta lihtsalt on bürokraatia, mille teeme ära, et siis me saame kõrgemat hinda küsida ja tuleb see ankurklient mulle versus see, et ma reaalselt kasutan neid võimalusi, mida seal nagu pakutakse. Et eks kõikide märgiste ja asjadega on samamoodi lõppude lõpuks, kuidas sa neid kasutad ja mismoodi, aga kui sul on asjad, millel on nagu sadu ja sadu lehekülgi, siis jälle taaskord tekib küsimus, kas sa suudad seda reaalselt läbi destilleerida kõike, on ju. Ja see on jälle, kui sa võtad Exceli tabeli ette, siis on jälle number on ju selle kõige juures, on ju. Kuidas teised tunnevad, et kas need praegused sertifikaadid, märgised mõtlevad tegelikult selle peale, et meil oleks ruumis hea olla? No, märgise sertifikaat on võib-olla natuke erinevad asjad, kuigi neid tahetakse suuresti panna ühte patta. Märgistesse ma ise igaks juhuks ei lähe. Pärast võib arutleda nende üle, aga siinkohal ma tegelikult nõustun Markusega, et seda saab lihtsalt ära teha paberi pärast ja siis on ka neid, kes tahavad päriselt seda teha. Jah, sertifitseerimisel on kasu ka sellest, et ütleme Eesti mõistes, kui sul on LEED sertifitseeritud hoone, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud, siis seda rohkem sul on võimalus saada siia ka välismaalt nii-öelda ettevõtteid, kes tuleksid siis sinu hoonesse, sinu keskkonda enda äri ajama. Need projektid, millega mina kokku puutun, kellega me sertifitseerimist teeme, on näha, et nemad ikkagi käivad seda sama sammu, mõtlevad samamoodi ja tahavad päriselt midagi muuta, midagi teistmoodi teha. Neil tekib turul eelis, jah, nad hakkavad omavahel konkureerima, aga ikkagi see annab nii palju seda väärtust juurde, et see ei ole tegelikult lihtsalt paber, vaid et lõpuks me näeme ka mõõdetavalt hiljem seda, et baasväärtusest, kui palju paremad me siis tegelikult oleme ja kui palju paremaks me võiksime veel ka saada. Kui palju meil on LED-sertifikaadiga hooneid Eestis hinnanguliselt? Viimase 5 aasta jooksul tuli juurde 20 uut sertifitseeritud hoonet ja see aasta on tulemas veel 3 äkki. Need on kõik ärikondlikud? Ei. Erukondlikke ka või? Jah. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kuna me rääkisime ärikondlikust väga palju, siis ma üritan mõelda, et kui ma lähen järgmist kodu endale ostma, kas mind väga huvitab, et seal on LED-i või Priemi sert peal või mitte, või selle puhul, ärikondliku puhul võib-olla osas huvitab, aga eraisikuna tõenäoliselt ma ei vaata seda, et yes, see on LED, siin on 2 kortermaja kõrvuti, ma võtan kindlalt sellepärast, et see on LED, see on järelikult 100% parem. Jah, võib-olla inimene elanikuna ja koduomanikuna ei mõtle sellele ja siin ma näen võib-olla suuremat väärtust sellele, et kui me LED sertifitseerime kvartalit või piirkonda kui sellist, et võib-olla see hoone ise ei ole sertifitseeritud, aga sa tead, et kogu see piirkond, kuhu sa siis elama asud, loodetavasti pikaks ajaks, et sul on seal kõik arendaja poolt läbi mõeldud, seal on linnaga koostööd tehtud, seal on maksimaalselt pandud rõhku sellele, et sa tahaksid seal olla, et sul oleks seal hea olla, et sul oleks tervis seal korras ja et su sõbrad tahaksid ka sinna näiteks tulla. Ma kuulen sind ja mõtlen, et 20 maja, 3 maja on kahjuks imepisike osa meie tohutust hoonete ballastist. Et ma võiks öelda, et see hoonete arv, mis meil on, et mis mõttes hooned on meie nafta. Meil on piirkondi, kus on võib-olla 6 hoonet inimese kohta. Ei ole neil kahjuks sertifikaatega. Ma küsin Kristi käest, et linn peaks seisma oma kodaniku eest, et mis teie vaade on sellele? Meie vaade on siis selline, et kui me räägime just nendest kvaliteedinõuetest, mis ei ole veel kohustustena fikseeritud, eks ju, siis ametkonna vaatest ikkagi see kohustustena fikseerimine, ka see, kui näiteks need samad kvaliteedinõuete järgmine tuleb meil nii ehitusseadusesse kui ka planeerimisseadusesse, siis see on ikkagi toeks ja aluseks siis nagu mingisuguste asjade ülevaatamisele.
sest meil on olnud mitmeid nagu katsetusi ja kogemusi, kus me viime ju ise ka arhitektuurivõistlusi, planeeringuvõistlusi läbi, arendajate koos teeme neid lähteülesandeid ka arendajate võistlustele, eks ju. Meil on olemas katsetusi siis näiteks sellest hea kortermaja juhendist, mille algus oligi see, et mingisugused linna põhimõttelised ootused ruumi kvaliteedile paika panna. Aga see, mis praktikas juhtus, meie nagu heas mõistes tegime nagu hea tavajuhendi, mis nagu meie mõtet kuidagi ametkonnana ilusti edasi annaks, jälle kantuna kõik, kes sellest idealismist ja soovist saada head ruumi. Mis me saime, oli kirja õiguskantslerilt ja väga paljudelt juristidelt, kes kõik ütlesid, et me üldse see ei baseeru mitte millelgi ja meil ei ole õigust seda üldse nõuda. Nii et see on see igapäeva roll, kus tõesti ka asjade seadusesse kirjutamine, mitte ülidetailselt, et mind lolliks ei ole vaja minna seadusest asja kirjutada, aga natukene nagu toetamine on oluline, sellepärast et kvaliteedi puhul tõesti me peame väga paljusid asju ikka veel vaidlema ja kui võib-olla näiteks enam põhimõtteliselt ei ole seda vaielda, siis sa ikka vaidled seda, et ikka kui palju, et kas nii palju on okei või nii palju ei ole okei ja sa pead väga hoolikalt ikkagi nagu põhjendama seda. Nii et selles mõttes tõesti, mida rohkem me suudame ka põhimõtetena ära fikseerida kirjalikult ka toetavates seadustes, seda lihtsam on nagu jällegi neid vestlusi pidada ja sisule keskenduda. Te olete siin ka ise püüdnud luua siis nii-öelda oma sellises tegutsemise tasandis mingit oma ruumi kvaliteedi käsitlust, et Markus, teie saite hiljaaegu valmis selles oma raamatukese, mis teil käes on. Nojah, me tegelikult mõte oli alguses see, et me paneme oma teadmisi, mis me kogunud oleme kirja natukene, aga siis me saime aru, et keegi ei taha nii paksu raamatut lugeda ja siis me võtsime ühe teema, mis oli kvaliteetne nii-öelda ruum üldiselt ja keskendusime sellele ja me tahtsime sinna, tegelikult me panime sinna põhiväärtused kirja, aga meie eesmärk oli see, et täpselt seesama, miks ma arvan, et väga paljud need märgised ja sertifikaadid on keerulised, need on hästi nagu tehnilised, hästi tekstipõhised ja inimese mure on see, et täpselt sama see 25% produktiivsust juurde on see, et see on asi, mida on tõestatud, aga kuna seda Exceli tabelisse ei saa panna, siis inimesed praktiliselt, inimene mõtleb lineaarselt, ta ei oska seda kuidagi nagu pealiselt füüsiliselt kujutada ette. Ja siis me saime aru, et võtame need väärtused ja leiame iga väärtuse kohta, mis oleme võtnud siis maailmast näite, kus on niisugust asja praktiseeritud. Kas on siis Eestist või me otsisime ka Eestist näiteid, leidsime mõned, aga ka välismaalt just see, et inimene, kes ütleb, et jaa, aga see on ju abstraktne, et ta saab siis näed, siin on näide, kuidas seda on tehtud, et loe selle projekti kohta või mine kohale ja vaata, et me oleme käinud, on tõesti toimiv ja nagu päris lahe variant on, et mingit variatsiooni kasutada. Ja selle raamatu põhipoint oligi tegelikult enda jaoks see ja teine osa on see, et kui me sama ühiskeele leidmine on ju, et kui küsida, et ma ei tea, tee illustratsioon kogu alast, see on 40 aastat, mul ei ole mõtet teha seda visuaalselt, et see muutub tõenäoliselt iga 5 aasta tagant, milline järgmine osa välja näeb, on ju. Vaid pigem, et mis need põhimõtted on, et siis kas need üürnikud, kes siia tulevad, kas need elanikud, kui me teeme arhitektuurivõistlusi või planeerimisvõistlusi, on ju, siis põhimõtteliselt me anname ise välja spikreid, kuidas neid võita. Ja me loodame, et me teeme seda nagu üsna avatult selle kohalt, ma loodan, et need ei ole ainult, üldiselt me ei ole üritanud neid ainult selle ala keskselt teha, vaid me oleme üritanud seda teha nii, et tegelikult siin on jupikesi, mida saab ka mujal praktiseerida. Et see on see loogika olnud. Ma usun, et siin on väga palju projekteerijaid, kes tahaks juba teie arhitektuurivõistlustel osaleda, et millal esimene välja kuulutatakse. No ma loodan, et järgmise aasta alguses. Me töötame Kristiga väga pingsalt selle nimel. Nii et olge siis valmis. Rasmus, teie olete ka teinud ühe niisuguse kalkulaatori, et räägi sellest lähemalt. Jah, meie võib-olla valdkonna probleem tuleb sellest, et sisearhitektuuri tihtipeale vaadeldakse ka kui kunsti, et siis kui seda projekti, sisustust, hoonet, mis iganes hakatakse tegema, siis pahatihti armutakse ära igasugustesse nendesse visuaalidesse ja ilupiltidesse, eks ole, aga ei mõelda selle peale, et mis see pärast maksab või mis ta endale siis kaasa toob. Ja me oleme kogu aeg selle kestlikkuse teema ümber nagu jalutanud ja üritanud aru saada, et mis seal siis need mõistlikud teemad on. Lävi on iseenesest ühest küljest juba 6 aastat vana, aga ütleme projekteerimise maailmas ma arvan, et alles 6 aastat vana, sest mõni projekt kestab mitu aastat.
ja me oleme selle rohetiigri ümber siis tantsinud ja vaadanud, mis internetis tehakse ja nii edasi ja me ei ole leidnud nagu head alternatiivi, nagu Markus ütles ka, et kuidas me siis Excelis ära tõestame, et see meie kestlik valik või pikaaegne valik on päriselt mõistlik ja hea. Sest tavaliselt on see, et valitakse ilus toode, värviline tool, mis iganes, eks ole, välja ja siis spetsis on ta vahva, siis kui tuleb spetsifikatsiooni hind, siis enam ei taheta. Aga kuidas me leiame siis sellele samale toolile mingid mõõdikud külge, mis näitavad, et ta tegelikult pikaaegselt on sulle mõistlik, kas siis keskkonnale, Excelile, produktiivsusele, millele iganes. Et täna me oleme siis jõudnud ühe sellise beta versioonini, mida me mujalt ei ole leidnud ja eks siis näis, kas sellega suudame kliendile kiiremini maha müüa. Maha müüa on võib-olla vale sõna, tõestada iseendale ja kliendile, et üks või teine alternatiiv on väärt kaalumist ja seda ei saa teha ainult vaadates visuaali ja hinda. Ma arvan, et see tõestamise aspekt on võib-olla tõesti üks keerulisemaid ja me teame, ehitusprotsess on keeruline, pikaaegne, kõike tuleb arvesse võtta ja jah, tõesti jube lihtne on siis takerduda tabelitesse, sellesse, mida me saame arvuliselt väga hästi tõestada. Mina isiklikult ei väsi imestamast selle üle, et inimene on üks huvitav elusolend, et ta loob endale ruumi, aga ta ei mõtle selle peale, et see ruum oleks talle võimalikult meeldiv, ta mõtleb kõige muu peale. Pinteresti. Me ei saa majanduslikust aspektist siin kindlasti kõrvale vaadata ja ka laiemalt, et kuidas teile tundub, et kas need jõupingutused kvaliteetse ruumi loomisel, et kas süsteem premeerib kvaliteetset ruumi, nii majanduslikult kui ka laiemas mõttes, et kas seda osatakse tahta, kas arendaja suudab seda luua, siin jõuame kindlasti ka ärimudelite küsimuseni, et Markus, võib-olla sa teed otsa lahti. See on sama, mida ma alguses natuke tõin välja, et see oleneb hästi palju sellest, et kas sa tahad, kas protsessi osas, kui ma võtan ettevõtluse koha pealt, on need, kes tegelevad lühikese raha projektidega või pika osaga. Kui sul on ette tehtud, et näed, sihukeste näidetega on pärast ka parem opereerida, siis võib-olla ka lühikesema vinnaga projektid tegelikult lähevad rohkem selle kvaliteedi poole. Väga palju tegelikult juba asi on, mina ütleks viimaste aastatega olles palju paremuse poole liikunud. Ei ole ideaalne, aga kindlasti on paremuse poole läinud. Samas teistpidi see Eesti eripära, et meil see maareform oli ja kõik on eraettevõtluse käes, kui mujal planeeritakse terviklikult ära ja ehitusõigus, siis see paratamatult ka linnavaates on lihtsam asi, kus olla, sest tekibki see võrdne kohtlemine ja kõik siuksed asjad. Et kas igale tänavale peab esimesele korrusele panema äripindasi, ma arvan, et ei pea, aga kui sa seda ei tee täna niimoodi, siis tuleb see kõrvaltänaval vendaga, miks temale ei pandud, kus peaks see asi olema. No ja siis sul sealt tekib edasi see, et okei, müüakse need äripinnad maha, nüüd need on hästi kalli hinnaga, neil vahetuvad kogu aeg, see ei tööta, et neid agasid on hästi palju ja sa ei saa kellegi ühe peale näpuga näidata, vaid tegelikult see on lihtsalt ajalooline taak, mida tulebki lahendada samm-sammult edasi. Et sama, kui võtame renoveerimise ja kõik need osad sellele samale pikaajalisusele juurde, siis ma arvan, et kui see piisavalt palju edasi liigub ja sellest tekib eraldi ärisuund justkui, siis see muutub ka mõistlikuks. Et Tallinna linn ja riik tegelikult teeb väga palju selle nimel, et sul täna tehakse neid näidisrenoveerimisi ja tehase renoveerimised, mis tegelikult on väga lahedad projektid. Ja mujalt Euroopas, kus neid tehtud on, seal on väga palju positiivset juba, kus pikaajaliselt on olnud ja kuidas nendel on positiivne tegelikult mõju mitte ainult majanduslikult, vaid ka sotsiaalse koha pealt. Järsku inimene avastab, et mu kommunaal ongi odavam või et kuule ma võib-olla siis ikkagi, kuna mul maakoht on, ma ei koli kuldsesse ringi, et ma kolin linna, näe, mul on ühte autot vähem vaja ja reaalselt ma tegelikult hoian rohkem kokku. Et sul tekivad mingid nüansid, mille peale võib-olla kohe ei mõelda muidu. Jah, aga selle jaoks on võib-olla lihtsalt natuke aega juurde vaja, et kui enne oli nendest sertifikaatidest juttu ka, et siis peabki aru saama, et miks seda sertifikaati taga aetakse, et see talupoja mõistus kipub vahepeal ära kaduma ja kui sul ei ole aega talupoja mõistust kasutada ja targalt läbi mõelda, et kas sa saad loobuda millestki või kus kohas see võit tuleb, et siis tehaksegi nii, nagu on kogu aeg tehtud ja imestatakse, et miks midagi ei muutu. Sa mainisid ka, et kalkulaatori loomise üks ajend oli kindlasti see, et kuidas siis kliendile teha arvudes selgeks. Ma küsin võib-olla natukene ebakorrektse küsimuse, aga et kui targad meie tellijad on praegu?
no kui me võtame jällegi nagu, kui me räägime Siin on lõpptellijast, projekteerijad. et no ma ütlen, valdavalt meie kliendid on ikkagi need firmad, kes tellivad endale kontori, et siis minul on tavaliselt niisugune tund aega kohtumist kliendiga, kus ma pean küsima kõik enda küsimused ära, rääkima, kes me oleme, miks me oleme ja tegema selgeks, et palun võrdle õunu õuntega, mitte apelsinidega, sest valdav nagu loogika on selles, et sisearhitekt valitakse endale selleks, et kes teeb ilusama asja. Ja siis sul lähebki see nagu loogika lihtsalt katki, et kas sa lähed seda ilu taga ajama, mis ongi väga oluline, aga ei nähta seda metsa seal puude taga, et siin käis läbi see jäämäe pilt, et siis täna nagu võrreldakse silodes asju, et kõigepealt vaadeldakse, kui palju maksab projekteerimine ja siis pärast mõtleme, eks ole, et mis see sisustus maksab, et tegelikult me oleme hästi statistikahuvilised, me teame, et sisustus maksab vähemalt 10 korda rohkem kui siis esialgne projekt, eks ole, aga see esialgne projekt ju mõjutab kogu seda jäämäe alust osa. Ja siis mingi hetk kestlikkusele mõeldes tuli selline nagu kolmas silo siia juurde, on siis nagu omamiskulu või OPEX-kulu või kuidas iganes keegi tahab öelda, meie panime selle majakana sinna jääme külge, et aga kuhu sa päriselt tahad minna, et kas see 5 aasta pärast see ilus disain on sulle päriselt sobilik ja meeldiv või oled seda üleni oranžiks teinud, sest täna on sinu bränd oranž või oled sa valinud sinna kõige populaarsema Pantone värvi ja siis see enam ei pela järgmiselt või kas su meeskond hakkab muutuma mingi aja pärast või äriloogikad, et need on nagu küsimused, millega pead tegelema, aga nagu ütlesin, mul on maks tund aega iga kliendiga, et siis veenda teda natukene pikemalt rääkima ja mõtlema nagu laiemalt. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, ega see LED on ka ju lõppude lõpuks selles mõttes, ta on selles mõttes selle hea tööriist, on ju, et nii-öelda mitte nii teadlikud tellijad, nad teavad, et see on tõestanud ennast, inimesed kasutavad seda ja see, et kui ma selle valin, siis ta on ikkagi üsna kindel suund, mida rahvusvaheliselt tunnustatakse, on ju, et kõikide nende märgiste positiivne osa lõppude lõpuks nagu see ikkagi on ju, et ta ei ole ju, me ei taha ainult maha teha asju, et tegelikult on ikkagi hea lahendus kohati. Kindlasti. Projekteerimismaailmas hästi sageli on kuulda seda, et miks te kaasate meid liiga hilja. Kõik olulised otsused on juba ära tehtud. Kristi, ma tean, detailplaneerimise valdkonnas te olete seda protsessi kõvasti korrastanud. Kas räägiksid natukene lähemalt sellest nii-öelda, et mis küsimustega, mis faasis, kes kaasatakse, kas see juhend saab kunagi ka avalikuks, on ta juba avalik? Ma tean, et mingi värske ja põnev töö on linnavalitsuses käimas. Planeerimisprotsesside korrastamisega on lihtsalt, mis ma mõtlesin siin enne ka, et õiged asjad õiges kohas on. Võib-olla meil on, eks ju, nüüd sellel nädalal linnavalitsus võttis otsuse vastu, et algatame uue Tallinna üldplaneeringu. Ma arvan, et see on nagu üks kõige märgilisem suurem asi, mida me tegema hakkame, sest see ongi tegelikult see alus olnud väga paljule sellele planeerimissegadusele, mis siin on ajalooliselt kujunenud, sest meil on, suurusjärgus 15+ erinevat üldplaneeringuks kategoriseerivat dokumenti Tallinnas. Ja siis seal seda tõlke ja vahendustööd teha nii turuosalistel kui ametnikel, et mis siis kuskil on mingid tingimused ja sõita kogu aeg, nagu mina ütlen, selle eskalaatoriga 20 aastat minevikku ja 20 aastat tulevikku ja proovida aru saada, et mis ma praegu peaks otsustama. Ikka päris nagu, keeruline töö. Nii et kui me saame nüüd tõesti ühe alusdokumendi kiiresti järgmise 3 aasta jooksul, siis see saab olema, ma arvan, kõige suurem samm. Kuidas seda nüüd tegelikult teha selles ajaraamis, sest nagu ikka me kõiki maailma probleemide lahendamist tahame siin ära mahutada, et see on üks nagu oluline väljakutse. Võib-olla ma sinna planeerimisprotsessi detailsusesse rohkem ei lähegi, aga kuna meil on ikkagi ka see suhtluse või usalduse moment tegelikult selle erasektoriga, Markus ütles ka, et on ajaloolised põhjused olnud, miks seda usaldamatust on tekkinud, eks ju. Et me ei usalda oma koostööpartnereid nagu turuosalisi, et nad tahavad ka head ruumi luua. Ja tõepoolest see osaliselt on nagu ka õige, sest meil on ka näiteks 300 menetlust, eks ju, puhtalt planeeringutega, seal on väga erinevaid gruppe inimesi, kes nende taga on, eks ju.
mis me siis ja võib-olla see ajaperspektiiv teeb just selle töö kõige keerulisemaks, sest sa ka tahad ikkagi, kuna detailplaneeringud Eestis ei aegu praeguse seaduse kohaselt, siis sa tahad vaadata, et kui keegi 10-20 aastat hiljem selle planeeringuga tuleb ja seda juhtub iga päev, nad ikka tulevad ja ütleda, mis ma nüüd siis tegema siin pean, eks ju, või kuidas me sellest nagu saia teeme, siis sa tahad, et see oleks hea asi. Aga siis turuosalistel on ju sageli väga kiire, eks ju, ja nad tahaksid nagu praegu kohe midagi realiseerida ja selliseid näiteid nagu ka Hundipea on, kus võetakse selline nagu suur ala, pikk plaan, ise ka väga selgelt mõeldakse sinna kaasa, seda ongi väga, väga vähe, et ma arvan, et nende gruppidega ei olegi nagu neid küsimusi, küsimus on jah, nagu selles perspektiivide erinevuses, et kui kiire mingisuguse kasumi saamisega on või millegiga realiseerimisega on, eks ju, ja kuidas siis nagu üksteisest aru saada. Rasmus ja Jaanika, kuidas teie tunnete, kas projekteerimisfaas vajaks ka niisugust selget osadeks jaotamist? Jah, kindlasti. Millest, mis hetkel tänan väga hea küsimuse eest. Mina olen ise teinud klientidele siis sellise Exceli põhja, kus lisaks sisearhitektuuri protsessidele olen ka kirja pannud mingid eelnevad ja ka järeltegevused, et mille peale klient peaks mõtlema, et ka neid asju tuleb kas siis enne või pärast teha. Lihtsalt, et see skoop oleks ausam, neid büroojuhte või muid osakonnajuhte, kes on suure hurraaga kas ise võtnud või kellele on antud siis ühe laheda objekti nagu vedamine ja kes siis on läbi põlenud, on nagu päris palju, et jah. Nii, Jaanika? Mina enda töövaatest näen päris tihti seda, et see minu töö osa jääb alati kuidagi pigem tagaplaanile, et enne tahetakse ikkagi projekteerida ja päris asju teha, sest et on kiire ja kähk on vaja kõik valmis saada. Ja siis tulge pange see märk siia külge. Just, ja siis lendan mina kohale enda nõuetega, mis tegelikult on algusest peale kohal olnud. Ja siis öeldakse, et oota, aga nii ei saa, sest me oleme ju nii projekteerinud. Aga kuidas me nüüd saame? Et mitte see, et teeme siis nii, nagu meil ka LED ette näeb, mis ju lõppvaates tegelikult on see, mida tellija soovib. Selle asemel hakkame otsima. Aga kui me nüüd teeks natuke nii või otsiks kuskilt sealt nii või naa, ma kujutan ette, et linnas on samamoodi, et tullakse, et selged reeglid on paigas või mingid asjad, millest me oleme kokku leppinud. Aga prooviks niimoodi, et paberil on see nii, aga näitame või teeme kuidagi teistmoodi, seda on, see on muutumas, see sõltub väga palju tellijast ja see sõltub tegelikult väga palju nii projekteerijast, ehitajast kui ka eri osapooltest. Et tegelikult lõpuks me jõuame sinna kogu selles protsessis, et kogu see meeskond peaks aru saama tellija soovist, lõpptulemist ja võib-olla vaatama otsa sellele, et kas see on see projekt, mida ma tegelikult tahan teostada enda tööga. Et jah, ettevõtluses soovivad kõik raha teenida ja Eesti on piisavalt väike selle jaoks, et siin tuleb konkureerida, et kes mis töö saab, eriti magusam, kui see on mingi suur objekt või pikaajaline leping. Aga kui see väga suures osas ei lähe kokku sellega, mida ettevõte ise teeb või mis on nende fookus, siis ma ei tea, kas tasub see töö vastu võtta. Et kas tasub minna pakkuma seda kõige madalamat hinda, et see siis ära võita. No mina vestleks teiega hea meelega edasi, kahjuks meil on aeg otsad kokku tõmmata. Kujutame ette, et me oleme siin 4 aasta pärast jälle, on aasta 2030. Ja mis on see üks asi, mis te kindlasti soovite, et Eesti ruumiloome protsessides oleks muutunud, et meie elukeskkond saaks veel parem? Ütleme, et kuna ma ei oska koheselt nagu niimoodi protsessi vastata, siis ma loodan, et 2030 me istume siit üle tee esimeses meie kvartalis, kus me näeme seda, mis on muutunud. Väga hea. Super. Me mitte lihtsalt ei räägi sellest, vaid me juba näeme ja teeme. Jah, rohkem päris näiteid ja selles suhtes, et on näha, et see teadlikkus ikkagi minu meelest vaikselt nagu tõuseb,
et jällegi, kui nendest mõõdikutest enne korraks juttu olid, siis siit käis läbi ka see Wise'i kontor, on ju, et nemad said sellise kõrge tunnustuse nagu Liismann Index. Mina ei olnud enne sellest mitte midagi kuulnud, ma arvan, et paljud Eestis ei olegi sellest midagi kuulnud, aga Liismann on üks maailma suurimaid sõltumatuid siis töökeskkondade uurijaid. Ja siis kiire guugelduseks näitab, et nad on üle maailma hinnanud 6000 kontorit, küsitlenud miljoneid kasutajaid ja sellest 6000 kontorist Wise'i kontor siis platseerus 8. või 9. kohale. Päris nagu suur asi. Aga mis selle nagu vahva mõju oli see, et Wise nägi reaalselt, et töötajate rahulolu suurenes, nad said, nende employer branding paranes, nende see market attraction paranes ka ja minu poole on pöördunud 2 IT-ettevõtet, kes on öelnud, et kuule, et me oleme ka seal selles Tallinna või Eesti väljaantavas töötajate rahulolu või parima tööandja tiitli selles nagu allapoole vajunud, et tahaks ka, et kuidas me sinna Liismanni siis sisse saame, et tundub, et see töötab. Et sellised common sense asjad ja kohe, kui mingi mõte on, et siis võimalikult palju osapooli korraga laua taha, et oleks nii Jaanika laua taga kui kõik ülejäänud eriosade projekteerijad. Et see ühine eesmärk peab olema see, et siis ei teki seda, et keegi hakkab seda tekki nagu enda poole ära tõmbama. Jah, suurepärane kokkuvõte, aitäh. Kristi? Minul on 2 soovi. Esimene soov on seotud sellise linnalegendi lahustamisega, et meil ei ole Tallinnas enam aeglased detailplaneeringud, vaid vastupidi, kõik tahavad julgelt teha detailplaneeringut. Miks see on kvaliteedi osas oluline? Kui me proovime ümber kogu aeg kujundada mingeid iidamast-aadamaid vanu detailplaneeringuid või proovime projekteerimistingimustega lahendada mingisugust ruumi küsimust, mida ei ole võimalik kvaliteetseks muuta nendega, see on tegelikult ülioluline, et inimesed julgeks nagu õiget protsessi teha läbi, et me saaks lõpuks kvaliteetse ruumi. Et ma seda väga loodan. Ja teiseks ma tahaks just pöörata tähelepanu nii arhitektide, planeerijate kui ka siis tegelikult just tellijate, arendajate omavahelise usalduse kasvamisele. Et ma loodan, et need suhted on nagu head ja seda tööd saab teha nagu dialoogis, et sellised nagu kitsaskohad, kus üks tunneb väga hästi Excelit, aga ei tea midagi ruumist või ei oska nagu seda ruumiteemadega sidustada, ei hinda seda, et sellised nagu lahkhelid kuidagi pehmenevad, et me suudame nagu paremini küsimusi küsida, selgitada, mõlemad pooled tegelikult nagu lähemale üksteisele jõuda. Et sellised soovid. Jah, ma võib-olla loodaks rohkem näha sellist vana mõtteviisi ja seda copy-paste lahenduste tegemise kadumist ja juba praegu on seda näha ja ma usun, et see hakkabki muutuma läbi selle, et lõppkasutajad, olgu need siis elanikud, omanikud, äride üürnikud, nemad hakkavad nagu nõudma või tahtma midagi paremat, ehk siis kogu siis meie see seltskond peab hakkama mõtlema rohkem sellest praegusest kastist välja. Et kui need kastid nagu lahti kuidagi murraks, siis võib-olla läheks ägedamaks meil kõigil siin. Aga ma väga tänan teid selle põneva paneeli eest ja tõesti loodan, et aastal 2030 meil linnaelu kogemust juba Tartus saab 1000 aastat, Tallinnas natuke vähem. Et sellel aastal on meil siis tõesti ägedad näited olemas ja ka niimoodi läbi analüüsitud, et tellija on tark, me oleme teinud ühe väga suure laua, kuhu me kõik lõbusasti istuma mahume ja me oma elukeskkonda parandama. Aga aitäh teile! Aitäh! Aitäh!